Tere! Rõõm, et oled asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu 15. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ning eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgustust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale. Mina olen muusikateadlane Anita Maasalu ja minuga koos on stuudios 2 suurepärast muusikut, Eik ja Johan Randvere. Tere! Tervist! Tere! Seekordne saade, nagu kuulaja ilmselt juba aimata võib, on muusikateemaline ja lähemalt räägime täna muusiku kutsumuse leidmisest, muusika loomest ja elulugudest muusikas, kaasa arvatud siis meie saatekülaliste elulugudest muusikas. Ma usun, et valdav osa kuulajaid tunneb seekordseid külalisi juba väga hästi, aga juhul, kui on veel keegi, kes teie nime kuulnud ei ole, siis palungi teil alustuseks ennast ja oma tegemisi natuke tutvustada. Eik, alustame näiteks sinust. Minu nimi on Eik, 3 tähte, EIK. Olen sündinud aastal 2000, ehk siis generatsioon Z. Muusikaga aktiivselt olen tegelenud nüüd kuskil 11 aastat ja algas see kõik hip-hopi katsetustest, aga nüüd on jõudnud sinna kuhugi pungi, indie, igasuguste muude stiilideni, elektroonika, kõik asjad. Erinevad inimesed on käinud sealt muusikaliselt teelt läbi, kes mind on aidanud, need, kes solfi teavad ja oskavad päriselt pilli mängida, ja siis mina olen suunanud ja sõnu kirjutanud ja siis kuidagi ehitanud oma sellist helimaailma teiste inimeste abiga. Ja välja olen andnud nüüd juba 7 plaati, just ilmus uus nimega Lõputu festival, kus siis võib sellist rockisemat, kitarrisemat ja trummisemat kõla kuulda. Ja? Väga tore, sellest kõigest me räägime varsti juba ka lähemalt, aga nüüd annan sõna ka Johanile. No mina olen sündinud siis 1990, nii et täpselt natukene ennem. Ma ei teagi, mis generatsioon, kas ma olen äkki indigo või mingi selline. Ütleme, et ma olen väga hea generatsioon. Meie põlvkond väga hästi. Aga mina olen pärit siis Võru linnast, muusikute perekonnast, nii et minu selles mõttes muusikatee algas väga lihtsasti. Mul oli kõrval majas muusikakool. Ema ja isa mõlemad seal õpetasid, nii et see oli kuidagi lihtsalt täiesti loomulik, et ma lähen ka sinna õppima. Mulle see kuidagi sobis ja mulle meeldis muusikakoolis palju rohkem kui tavakoolis. Ja siis ma mäletan, et kui ma olen 6 klassi ära käinud, ega ma ei osanudki mõelda edasi õppimisest mitte midagi, lihtsalt selles vanusesse lihtsalt, ma ei saanud järelikult ilma muusikata või see äkki muusika valis siis minu. Ma lihtsalt olin õnnelik ja mängisin seal pilli ja palli nii-öelda. Ja siis augustikuu oli, mäletan mingi kuskil augusti keskmine, mingi 14-15 august, siis esinesin puhpillifestivalil hoopiski klaverit. Ja siis üks tädi läks minu ema juurde, ütles, et tead, et see Johan peab sul ikkagi minema edasi Tallinna muusikakeskkooli. Siis mu ema vastas, et jaa, vaatame, mõtleme, äkki kunagi läheb. Siis ta oli mingi, mis mõttes vaatame? Septembris tuleb nüüd edasi minna. Siis ma läksingi 13-aastasena kodust ära Tallinnasse. Siis muusikakeskkooli Ühikasse, see oli selline sigatüükasse minek, seal olid minu sarnased inimesed ja komplekse polnud, nii et algas mul selline tegelikult väga õnnelik elu koos siis sellise, nagu ikkagi suure töö tegemisega, et ma sellise pianismi suunaselt sain ja siis seda rada olen niimoodi näinud. Praeguseks ma olen ka igasuguste erinevate asjadega ikkagi elus tegelenud, just muusika mõttes, stiilide ja asjadega ja praegu ma siis ka õpetan siis Mubas, muusikaballetikoolis ja siis sealt kõrvalt veel esinen pianistina ka veel ja siis olen veel isa ka, nii et päris eklektiline elu on mul ikka. 13-aastasena teise riigi otsa kolida on ikka päris suur julgustükk, et kas sinul sellises vanuses, ütleme noores teismeeas ei tekkinud kunagi sellist mõtet, et tahaks hoopis midagi muud teha kui muusikat, et tihti just selline vanus on see, kus jäetakse muusikaõpingud üldse pooleli, et tekivad teised huvid ja
tahetakse midagi hoopis põnevamat teha. Absoluutselt, see on see vanus, kus on just lihased kasvavad kõige kiiremini ja kõik muu ka, eks ju, ja huvid on nii suured, et kui ütleme seda eriala tahta teha, siis peaks just kõige rohkem nagu tööd tegema selles vanuses. Aga jällegi huvid on noorel inimesel just väga laiali valguvad tavaliselt küll, et see vajab midagi üle teha, kellegi teise sekkumist ikka enamasti. Väga harva, kui ikkagi noored lapsed ise väiksest peale teavad unistusi pluss ka tööd. Et see on, et minul samamoodi just see, mul tõesti seda mõtet pole tekkinud, et läheks muusikast ära. See, jah, ma olen vahepeal mõelnud, et kui ma näiteks peaksin ära minema, et kui ma ei saaks enam mängida või, siis ma vist räägiks muusikast, ma arvan. Või kuidagi mul on, selles mõttes minu elu on väga palju lihtsam kui paljude teiste noorte. Mul olid targad sugulased Tartus, kes nutsid kogu aeg enne neid põhikooli lõppusid ja keskkooli lõppu, sest nad ei teadnud, mida edasi õppida. Kõik tuleb välja. Küll on huvitav bioloogia ja keemia on nii põnev ja matemaatika tegelikult ja keeled. Mul seda jama üldse ei olnud. Jah, ka mul endal oli see mure. No näe. Aga Eik, sinu muusikukarjäär algas teistsuguselt pinnalt, et sinul ei ole sellist klassikalist muusikaharidus-põhja. Mul oli ma olin lihtsalt hästi palju erinevat muusikat kuulanud ja just see minu jaoks muusika, kui ma nüüd mõtlema hakkan, et miks pärast ka viimane plaat mul selline tuli, julgesin lõpuks teha punki ja jõuda tagasi sinna, kus see kõik alguse sai. Et kui ma mõtlema hakkan, siis ma mingi 5-aastasena kuulasin juba Propellerit ja JMKE-d ja The Exploitedit ja Sex Pistolsit ja siis kõik see nagu käredus ja kõik see mingi ühiskonna kriitilisus ja mässumeelsus, see tundus nagu juba selles eas nagu hästi äge kuidagi ja siis minu jaoks muusika juures kõige rohkem või helikunsti juures ongi nagu see ägedus lugenud kõige rohkem, miks pärast ma ise tahtsin hakata seda asja tegema ka. Ja minu jaoks ma jõudsin muusikani läbi eesti keele tegelikult, et ma kirjutasin luuletusi mingi 6-aastasest alates, vaatasin, et ema istub kogu aeg, ema oli teleprodutsent ja ajakirjanik, istus kogu aeg kööginurgas kirjutusarvutis midagi, siis ma mõtlesin, ma tahan ka suurena saada kirjanikuks. Aga siis hakkasin luuletusi kirjutama ja mingisugust Harry Potteri fanfictionit ja siis ühel hetkel, kui oligi aasta 2014, oli see murdepunkt, 7. klass, kus oli ka mul tunne, et mul on vaja mingisugust oma asja ja kõigil teistel on mingi oma asi, kes käib olümpiaadidel, kes on lahe pillimees, kes matas käib, kes läheb naistele korda hästi, et siis mul oli ka vaja mingit oma asja ja see kuidagi see keeleline osavus ei olnud minu jaoks nagu piisav või ma ei saanud sellega teiste silmis silma paista, et minu jaoks siis oli oluline, et ma ikkagi klassis ka oleksin mingisuguse ameti kaudu nagu oluline teistele, et ma see vend. Ja siis, kuna tollal oli hip-hop väga teemas juba Eestis, ka Eesti artistide poolt, meil oli kõik pois, Genka oli jõudnud mingisuguse selle ühendatud räpigrupini, meil oli Reket oli Ameerikast tagasi tulnud, hakanud Eestis laineid lööma looga Võitjad ja siis oli selline boom-bap muusika, siukse vanakooli hip-hopi vaikne suremine ja SoundCloudi räpp hakkas peale tulema, kus noored tegid naljaga pooleks mingisugust mussi, et siis see oli nagu väga siuke vaba õhkkond. Sai olla pioneer igatepidi, et teha asju esimesena, sest et keegi polnud Eestis seda teinud, mis välismaal 5-10 aastat tagasi juba oli ära tehtud. Et siis ma hakkasin naljaga pooleks tegema mingit hip-hop mussi netist alla laetud biitide peale, kirjutasin rap beat, laadisin MP3 alla, võtsin venna kõrvaklapid, millel oli küljes see väike mänguri nagu see mikrofon ja siis sinna räppisin oma riime sisse, mis alguses, kusjuures olidki hästi ühiskonnakriitilised, sellepärast, et tuli kusagil pungi pealt. Aga kuna Eesti on pisikene, siis väga kiiresti jäin inimestele silma ja tulidki mingisugused tüübid, kellele ma olin alt üles vaadanud, nagu näiteks Jarek Kasar või Genka ja ütlesid, et lahe värk ja et teeme koos ka ja siis ühel hetkel avastasin, et see kõik on nagu minu elu põhiasjaks saanud. Et hobist kasvas välja töö, kasvas välja see, kes ma praegu olen ja ma ei oska samamoodi ette kujutada elu niimoodi, et ma ei kirjutaks nädala jooksul kas või ühte teksti või ei mõtleks kogu aeg, et mis järgmine esinemine või plaat võiks olla. No mis tunne on praegu seda kõige varasemat loomingut lugeda või kuulata? Hea tunne tegelikult. Need olid hästi keerulised tekstid. See oli selline aeg, kus ma tahtsin nagu kõik asjad panna ühte laulu kokku. Ma mäletangi, et ma läksin Jarekuga salvestama aastal 2016, ma olin mingi 10. klassis äkki või. Läksin tema kalamaja sinna keldrisse, kus tal oli hästi palju süntesaatoreid ja siis ta istus, tal oli üks tool seal ja siis hästi suur laud. Siis ma seisin seal 3 tundi järjest püsti. Ta pärast on vabandanud ka, et kui ma kusagil intekas ütlesin, et ja ma seisin 3 tundi püsti. Kuule, Eik, vabandust, ma ei pannud tõesti tähele, et ma mõtlesin nagu selle laulu peale sellel hetkel.
aga ta ütles väga märgilised sõnad sellel hetkel, et kuule, et ma tunnen sinus ära noore iseenda, et ma üritasin ka nagu ühte ritta panna kirja 3 teemat korraga ja hästi pikad ja keerulised read tulid ja sellised viited, millest ainult mina ise aru saan. Et ürita natukene kompaktsemalt, et siis sa saad rohkem laule erinevatel teemadel teha, kui sa selle kuidagi ära jaotad. Ja siis ma hakkasin rohkem laulutekste kirjutama tänu sellele. Read läksid lühemaks ja natukene lihtsamaks, aga poeetilisus ei kadunud. Et ma ütleks, et ma ei ole ühegi oma vana loo peale pahane, et see välja tuli või ei ole nagu piinlikkustunnet sellega. Paljud asjad küll said kohe pärast üleslaadimist maha võetud, et neid tulevikus kätte ei oleks saada, aga näiteks minu esimene mixtape, mis 2015 või 16 aastal ilmus, Melomaniak oli selle nimi, siis ma kõrvetasin selle CD peale ise, hästi palju eksemplare tegin, trükkisin mingisugused vahelehed ka sinna ja siis müüsin 10 euroga tänaval, et inimestel on olemas see kodus. Isegi kui see minu kõvakettelt nagu ei ole internetti pääsenud enam. Aga kui ma ei oleks teinud neid asju ja kui ma ei oleks nii noorelt alustanud, saanud nii palju katsetada, aga hästi toetavas keskkonnas, koolis olid kõik, vaatasid, et see on see rap-event siis ja siis need kolleegid tekkisid, et siis ma ei teeks praegu sellist muusikat, nagu ma momendil teen. Mul ei oleks olnud nii palju aega katsetada ja areneda. See on hästi tore, et te mõlemad tõstatasite ühel või teisel moel ka põlvkondlikkuse teema muusikas, mida ma ise olen uurinud oma magistritöös ja Johan, sinu perekond on, eks ole, üdini musikaalne, nii sinu vanemad kui õed. Ja Eik, sina mainisid, et juba 5-aastasena sa kuulasid kodus näiteks Propellerit, et kas see muusika tuli ka, ütleme, sinu vanemate kaudu või sa leidsid talle kuidagi, ma arvan, et 5-aastasena sa ilmselt ise ei leidnud seda. Jaa, kindlasti vanemate kaudu. Minu lemmikasi oli see, et kodus oli hästi palju raamatuid ja hästi palju CD-plaate ja DVD-sid ja siis minu nädalavahetuse tegevus oli see, et ma kategoriseerisin neid ja tõstsin ümber ja vaatasin, et mis on lahedad kujundused ja mida võiks kuulata huvi pärast ja keegi ei saanud lõpuks enam kodus aru, et kus kohas nende lemmikplaadid on, sest mina olin tõstnud värvi järgi ja mingi tähestiku järgi järjekorda. Aga seal oli nagu seinast seina, et isa kuulas folki, ema kuulas mingi ZZ Topi ja Iron Maidenit ja siis vennal olid seal mingid Metallica plaadid ja sõprade kingitud mingid Linkin Parki ja Jay-Z plaadid, mille peale ta ütles, et nad ei saa aru, et ma kuulan metalit, mitte räppi, et võta endale. Et ma arvan, et see oli see pereplaadi kogu, mis mind kuidagi suunas, et Beatlesist ja Vaiko Eplikust kuni The Exploitedini. Minu kodus ka tegelikult oli selline üsna erinev muusika. Mu isa on ühes rockbändis, selline vanaaegne bänd nagu Hetero, on Võru tüüpidel ütleb see palju, see oli vist viimane bänd, mis veel Nõukogude Liidu pealt ära keelati ja mingite poliitiliste sõnumite tõttu, aga see on üsna muljetavaldav bänd ja siis mul oligi väiksena tore nagu ütleme iga päev seal Võrus, et aeg-ajalt käisid mingid karvased mul seal kodus, võtsid seda jälle bändikola, isa oli mul seal ka ja see mulle tundus väga kihvt. Ma väga tahaksin tegelikult ise ka rockbändi teha, tunne, et kes ei tahaks, see on nii äge kõik. Siis samuti jälle oligi päris palju džässmuusikat, mu isa tegelikult õppis Otsakoolis pop-džässi saksofoniga. Ja siis ma mäletan kuidagi, et ma tegelikult oma peas paningi ühel hetkel paika, et ma tegelikult tahaks saada džäss-saksofonistiks. Vanemate järgi ju nii lihtsalt see asi väiksel poisil käib, aga siis jah, see klaveri õppimine ja see klassikalise muusika, see nagu natuke vist ikkagi nagu võttis mu endale või. Ja siis 90-ndate alguses see oli nii vaene aeg meil seal. Ja meil oli kodus tollel ajal siis 3 last, praegu meil 4 last veel. Siis ma mäletan seda, me õdedega hästi mäletame, et kui mingi esimene CD-plaat tuli, hiljem ma aru saanud, et neid oli tegelikult veel, ema isa ütlesid, aga meie arvates oli üks, oli Loomade karneval Saint-Saensil, siis oli teine Mozarti divertismendid, mingid CD-plaadid olid ja mängija oli, siis me panime neid, siis kuulasime kõik ja siis mäletan ka üsna selline erinev muusika oli kogu aeg. Et see, mul on siiamaani näiteks mingid, ma arvan, tegelikult päris paljudel on sellised mingid erineva muusikapäevad, kus tahad just seda kuulata ja siis on jällegi mingid lood, mida tahad kuulata igal hetkel ja võib-olla siis saadki oma lemmiku näiteks kätte. Mu järgmine küsimus olekski kohe olnud, et millist muusikat sa praegu kodus kuulad? Mina üldiselt kuulan tavaliselt seda muusikat, mida ma panen esitama. Lihtsalt professionaalselt niimoodi, et ma tunnen selle ära ja siis ma otsin uusi palasid, siis ma nagu surfan nii-öelda. Siis ma kuulan
midagi teha, kui ma kuulan ikkagi Johann Sebastian Bachi päris palju. See on kuidagi selline muusika, mis tema kohta öeldakse, et kui peaks tekkima selline moment, et sa ei tea nagu, mida sa täpselt tegema pead või kas üldse muusikaga olla, siis kuulad Bachi ja siis ta on nagu see isa, kes ütleb, et sa tegelikult tead, miks sa sellega hakkasid tegelema, eks ju. Aga siis ma tegelikult ka tutvun muusikatega. Niimoodi näiteks ma sõidangi oma Võru vahet ja päris palju sõidan Vilniuse vahet, siis ma olen kuulanud just nimelt Eesti muusikat, sinu muusikat näiteks täiesti. Olen ühel hetkel aru saanud, et ma ei tea näiteks mingisugust asju. Ja siis võtan ette see Spotify või Fairmussi või kuskilt sealt ja siis lihtsalt järjest kuulan neid läbi, et ma nagu saaks aru, mis toimub üldse. Et mind väga huvitab see, mis üldse toimub. Ja näiteks võiks ju mõelda, et ütleme, ma olen ikkagi klassikaline pianist, et ma ei peaks tahtma kuulata mingit elektrontümakat näiteks, eks ju. Aga ma olen isegi neid väga huviga kuulanud. Seal on ka mingi võlu minu jaoks olemas, nii et ma selliseid kuulamissessioone teen päris palju, aga neid saab tõesti teha kuskil ikkagi pika autosõidu peal. Ma väga palju klapp peas, ma olen ikkagi natuke see põlvkond, kes klapp peas ei saa tänaval hästi kõndidest, on tunne, et pärast ma jään kellelegi ette. Eik, sina oled intervjuudes rääkinud ka sellest, et sinu vanaisa loomingul on olnud sulle mõju. Ja kindlasti. See oli natukene minu süke lapsepõlve saate muusika kogu aeg, et Kessu ja Tripp käis seal ja Väike nõid. Ja ikka veeti kuhugi uuele Pipi Piksuka muusikali versioonile, mis seal Estonias oli tehtud. Aga ma kunagi nagu väga ei teadustanud seda. Siis kui tulid muusikatunnid algkoolis ja siis oli vaja Väikese nõia laulu või midagi esitada seal Põhjamaad nagu laulda klassiga koos, siis ma olingi see tüüp, kes mulle jõudis kohale, et need on mu vanaisa kirjutatud lood ja siis ma pidin kõigile seda nagu teadvustama. Et siis ma olin väga uhke. See on muidugi päris tuus hetk. See on reits, jah. Vanaisa lood. See on see teise põlvkonna nepo beebi moment. Aga kuna ma teda ise nagu päriselus kohanud ei ole, ta suri samal aastal, kui mina sündisin, et siis see kõik on ikkagi, ma arvan, mulle rohkem kaugeks jäänud kui mõnele teisele, et ma ei ole nagu süvitsi uurinud, mis seal kõik saadaval on. Tegelikult meil on hästi palju tema noodistatud lugusid, mida ei ole salvestatud, mida saabki kusagilt arhiivist välja otsida, et seda kõike saaks ellu rakendada. Nüüd ma tunnen natukene, et kui mul peaks lõpuks vaba hetk tekkima muusikas ja üldse ideid ei ole, et mida nüüd teha, et siis peab hakkama selle põhjal nagu seda ära salvestama, mis sinna kõik on kirjutatud. Et see on mingisugune põlvkondlik siis kohustus, jah. Jah, nii palju küll. Aga muidu ma mingit hullusidet ei tunne, et see ongi minu lapsepõlve süke samamoodi, nagu ma arvan väga paljudel ka minu põlvkonna inimestel on see nende Eesti lapsepõlve muusika meie mehe kõrval. Kuna me siin Noorsooteatri taskuhäälingus oleme, siis ma kohe järgmiseks küsiksin, et milline on teie side Noorsooteatriga? Minul on siin väga kallis sõber Risto Vaidla, kellega me oleme kuidagi lähedased ja teinud ka koos päris palju asju ja mul on selles mõttes alati, kui ma siia majja astun, vaat kui naljakas, et ilmselt on vaja mingisugust lugu, et asi oleks kuidagi kallis või omane. Ma tunnen ennast väga hästi ja tänu just nimelt Ristole. Sest kuidagi me näiteks siin majas niimoodi, ma ei mäletagi, et me otseselt koos olema, võib-olla ma olen näinud end lavalt niimoodi. Aga just tänu sellele, et ma tean, et ta on mul niisugune kallis sõber, ta siin majas töötab, toimetab, siis mul on kuidagi väga hea siin olla. Sul on tulemas ka üks esinemine siin majas juba paari nädala pärast Tallinna laste džässifestivalil Crash. Räägi, mida sa seal teed? Minul on siis selline nagu jutuga esinemine. Ma räägin siis heliloojate lapsepõlvest. Meil ilmselt tekib ka selline teatud vestlusring või selliste, ma ei oska öelda, tavaliste küsimustega ja siis me leiame sealt lõpuks huvitavad küsimused. Nii et ma jutustan, milline siis on olnud teatud heliloojate lapsepõlvi ja siis ma ka natuke arutlen sellise asja üle, et huvitav, kas saab üldse olla tegelikult normaalseid lapsepõlvi nendel megategijatel, ka spordis ja tantsus ja sellistel ennast unustavatel aladel, kus sa väga väiksest peale pead kogu trillima ennast. Et ma ei ole väga leidnud neid tüüpe, kes oleks nagu hullult ise tahtnud 5-6 tundi harjutada, lihtsalt hästi-hästi lahe on 5-6 tundi mängida, kui teised on õues. Et mulle tundub, et kõik muidugi ei ole mingid katkised pered ja kõik niimoodi tumbes, et nagu seal Beethoveni Liisa oli ikka väga karm, või nagu Paganini lukustati kuskil ära, et nii, et me näeme, et sa oled andekas, aga sa lihtsalt ei tule enne välja, kui sa oled need asjad ära teinud.
ja kuidagi nad jäid ellu ja saidki väga võimsateks ja samamoodi näiteks Whitney Houstoni elulugu on ju ka selles mõttes erakordne, et kuidas nad hoidsid seda tütrekest eemal kõigist nendest pahedest ja nad said aru, et ta juba on valmis laulja küll ja ta võiks vabalt siseneda, aga ootame natuke, ta on paar asja veel, siis me läheme sinna. Nendest peikadest kindlasti hoiame eemal, mitte mingil juhul. Ja kes talle lõpuks sattus ja kui metsa see tegelikult kõik läks nagu. Ja samas nagu, mis lauljaks ta ikkagi sai. Või Michael Jordan, korvpallur näiteks, samamoodi isa kogu aeg kõrval. Et see on hästi põnev. Kas ei öelnud mitte... Iluuisutajad on rääkinud sellist juttu, et tavaliselt tulevad kõige paremad tulemused nendel, kellel terve perekond on võistlustel kaasas. Et ka mingisugune selline alateadlik või nagu Kontaveidi filmis oli ka, et see, et me käisime seda tennist mängimas kogu aeg seal, et see oli kuidagi hästi loomulik asi niimoodi. Või siis nagu, ma tule praegu nimi meelde, sellel Norrase malegeenius, üks hästi suur staar, temale väidetavalt ema-isa panid sala ja sokutasid malelaua niimoodi sahtlisse, et ta nagu hästi ise selle juhuslikult leiaks. Et tal jääks tunne, et ta jõudis selle juurde täiesti üksinda. Et ei olnud niimoodi, et ema ütles, et sa pead hakkama sellega tegelema, vaid see, et oi, näe, mis sa leidsid, kui tore. Et me räägime sellistel teemadel seal. Ega sinu tuppa salaja klaverit ei toodud sellel, kui sa kodust ära olid? Jah, minul ei ole kunagi olnud elamist, kus mul oleks olnud klaver oma toas. Mul oli üks suvi klavessiin oma toas. Võru muusikakooli oli remondi, siis need pidi kuskile panema. Ja see oli mulle väga-väga tore aeg, sest tõesti ma ärkasin üles ja mul pill kõrval, eks ju. Ja siis ma sain seal kuidagi, klavessiin on sarnane klaveriga oma lihtsalt klaviatuuri mõttes, aga muidu täitsa teine pill. Siis ma kohe esinesin suve lõpuga ja selline asi mul on olnud. Et minu ema-isa mingit trikke ei teinud, aga lihtsalt, eks nad pidid sundima päris palju. Siis ma tahtsin ikka väga mängida ja kes ei taha mängida, kes ei taha hästi osata, aga ikkagi väga-väga tüütu on teha rasket tööd ja kogu aeg. Ka siis, kui väga hästi läheb, näiteks pärast suuri sündmusi, kontserte, mingid asju. Väga raske on jätkata, kui väga hästi läheb, sest kuidagi nii hea on olla. Ja väga raske on jätkata siis, kui ilget metsa läheb, sest jube halb on olla. Nii et see vajab, jah. Sellepärast ma näiteks ikka väga-väga pean lugu igasugustest nendest üksikala inimestest, kes tõest ei taha kuidagi öelda ühegi trupi inimese kohta või meeskonna või koori, aga mulle tundub, et see on natuke lihtsam tulla kambakesti kokku. Sa ei saa nagu hilineda ja edasi lükata, aga kui lihtne on üksinda tehes mõelda, et ma teen seda homme või siis üle homme. Nii et see on selline lugupidamist väärt, kui keegi täiega ikkagi suudab. Aga tõesti need loojate elulood on, ma usun just lastele selline tohutult põnev teema, mis näitab, et muusika ajalugu on tõesti tohutult värvikirev ja et seal on nii palju avastada, et see ei ole lihtsalt mingisugune igav raamat kuskil tolmusel riiulil. Kahtlemata. Need on ju nii samastavad lood kuidagi. Või tõesti, me kõik mäletame enam-vähem, kui me olime 5-aastased. Mozart kirjutab esimesed asjad 5-aastaselt, eks ju. Loomulikult tal on isa, kes aitab, eks ju. Tema isast saab nagu esimene selline muusikamanager, kes kohe näeb ära, et okei, mul on selline poeg, see väga tavaline ei ole, hakkame teda turundama. Käib seal ühes selles õukonnas ja teises ja siis õpivad selgeks trikid. Ja siis hiljem see vallutamine käib niimoodi, et Mozart läheb Pariisi, käib kontserdidel, vaatab, mis Pariisi tüüpidele meeldib, kuidas nad on harjunud asju ja kirjutab muusikat selles nagu suunas, et ta kindlalt läbi lööks seal. Händel samamoodi käib Itaalias ja need kiirused on täitsa ulmelised, kuidas näiteks see Händel lööb läbi just nimelt alguses Itaalias, hiljem ka siis Londonis elab üle ka paar pankrotti näiteks, muudab oma stiili ja jälle saab niimoodi elada rikkuses. Bach sihukest asju üldse ei tee. Tal ei ole nagu, ma ei tea, kas vaja või tal on elu nii teistsugune, et ta oma kaasaegsete jaoks juba kirjutab täitsa mingit nagu vana imelikku muusikat. Või näiteks kas või see on tore faktikene, mis on nagu justku mõttetu, aga Mozart oli 1,53 meetrit pikk. Hästi pisike. Mõtle, niimoodi käis ringi. Kas või see kuidagi näiteks lastele räägin, nad on tavaliselt kõik pikevad. Siis ma näen, kuidas need seljad nagu lähevad sirgemaks, nad kujutavad, et ma olen pikem kui Mozart, päris lahe. Nii et selles mõttes hästi-hästi palju on igasuguseid seda sorti lugusid, mis meid nagu raudselt kõnetavad, sest nad on elanud ikkagi sarnaseid asju ka läbi, mida ka meie. Eik, sina oled Noorsooteatris hetkel seotud ühe lavastusega ja me olime ka tunnistajaks, kui sulle anti üle kolleegi preemia. Ja
ma ei saanud autasustamisele tulla, nii et mul oli suur üllatus, kui ma siia jälle territooriumile sattusin, et siis kohe pisteti auhind pihku. Mingi kolleegi preemia vist oli või niimoodi. Ma kirjutasin sõnad ja vedasin seda projekti koos oma bändikaaslaste Maris Pihlapi ja Mattias Tirmaste ja Liina Sumeraga, kes oli lavastuse helilooja. Lavastuse nimi oli Lahenduste ministeerium ja ka sellel aastal siis suvel mängivad erinevates kohtades üle Eesti. Ja see oli minu jaoks selline teatrimuusika debüüt. Ma ei ole enne kordagi pidanud tegema sellist asja. Ja tulid väga ägedad lood. Ma tavaliselt olen väga pika hambaga võtnud mingisuguseid tellimustöid, sest et kui peab ise tavaliselt, kui ma kirjutan lugusid, siis see peab tulema ikkagi nagu mitte sunduse pealt, vaid ongi see, et keegi paneb selle malelaua sinna sahtlisse ja siis ma avastan selle ja siis arvan, et ma ise mõtlesin selle välja. Tegelikult kusagilt, ma ei tea, hea ilm on või keegi ütleb mingi toreda mõtte kusagil ja siis enne magama minekut panen kirja sellepärast, et see kusagilt ulbib alateadvusest pinnale mulle. Aga tellimustöödega on niimoodi, et siis peab hakkama sundima ennast tähtaja peale, et asjad sealt pinnale kerkiksid ja mingisugune tunne tekiks. Aga sellele Lahenduste ministeeriumi 3 või 4 loo projektile me siis lähenesimegi niimoodi, et proovisime hästi lihtsasti ja põhimõtteliselt kõik tekstid kirjutasingi niimoodi, et lasin endal pooleldi unne vajuda ja siis ärksin uuesti üles ja kirjutasin lihtsalt suvalised read üles, mis mul pähe tulid. Ja mingil hetkel, kui need siis ärkvel olles omavahel siduma hakata, siis hakkasid sealt mingisugused sisulised mõtted ka välja tulema, mis ootamatult selle lavastusega kokku sobisid. Ja. Räägi, kuidas sa üldse sellesse protsessi sattusid teatrile muusikat luua? Taavi Tõnisson kutsus lavastaja siis ja ütles, et kuule, et kas tahad sellist karget ja natukene mingit hip-hopisemat, elektroonilisemat asja sinna teha. Lõpuks lugu, mis mulle kõige rohkem meeldis, oli lihtsalt mina oma häälega ja siis Mattias Tirmaste mängimas akustilist gitarri. Lugu katuste ja hekkide all väga kevadine pala, mis siis kõlab lavastuses sellel hetkel, kui otsad on kokku tõmmatud, tulevik tundub helge ja kõik on nagu lahenenud seal. Lahenduste ministeerium on oma lahendused saavutanud selle parajasjagu käes olnud projektiga, siis mis seal pooleli oli. Ja see kuidagi tuli väga orgaaniliselt. Ja sütitas minus mingi tahtmise, et kui see pungiplaat nüüd valmis saab ja nüüd ta lõpuks sai, et siis järgmisena võikski teha mingisugust autorilaulu muusikat minna väga lihtsa asjani. Suur rõõm näiteks on olnud nüüd Duoruuduga koos teha üks lugu, mis meil ilmub ka järgmisel nädalal, nüüd 28. mail, mis läks täpselt samasse auku seal. Ka, et väga akustiline, nemad mängivad oma seda kannelt seal kahekesti ja siis mina loen oma luuletus sinna peale. See on kuidagi väga värskendav pärast seda, kui kõik lood viimastel aastatel on hullud produktsiooni imed olnud. Natukene on ka selline lähenemine olnud, et vaatad, et mis inimestele meeldib ja siis üritad ka natukene oma võtmes selles suunas liikuda ja vaadata, mis juhtub. Et kui kutsud näiteks oma indie kitarri taga tausta peale, millel on natukene Grünbergliku, mingit naksitrallilikku sükest kõla seal ja sample kusagilt Jaapani progebändi laulust kutsud sinna Willem Trillemi näiteks laulma mingisugust salmi, et mis siis saab. Sellised katsetused. Kui ma ei eksi, siis sa oled ise ju ka kunagi teatriklassis käinud, et kas teater kui selline sind üleüldiselt ka tõmbab, et milline see suhe teatriga on? Ma ei ole kunagi ennast hulluks teatri inimeseks nimetanud oma peas. Ma käisin 5 aastat enne gümnaasiumisse minekut, käisin teatri näiteringis siis, Polügonis ja see oli väga vabastav. Hästi palju sai seal sellist lavalist julgust juurde ja kuidas ennast seal teistega koos, kuidas seal hakkama saada. Ja siis 10. edasi see tundus kuidagi loogiline, et kõik head sõbrad läksid sinna ja mul ei olnud isegi mõttes kuhugi mujale minna kui VHK-sse. Ma olen ikka läbilisti humanitaar. Aga selle aja jooksul, kui me seal koos seda värki tegime hästi palju meeskonnatööd, siis see oli küll väga, väga võimas ja ma sain sealt hästi palju ja ka ise teen mingisuguseid harjutusi umbes enne lavale minekut, enne kontserte, mis meil seal õpetati. Ja väga paljude nende inimestega, kellega koos me seal olime, teen siiamaani projekte koos.
siis ma tundsin pärast seda 3 aastat, et mina küll ei taha minna lavakasse ja et mind hakatakse seal mudima, et ma oleksin kellegi lavastaja nagu kepi järgi käiksin täpselt niimoodi nagu peab ja esitan kellegi teise kirjutatud teksti ja seda peab veel 500 korda esitama, kui lavastusel väga hästi läheb. et see tundus kuidagi väga hirmus. Ja siis ma jäin ikkagi oma musa juurde pärast seda. Läksin, õppisin audiovisuaalset meediat, tegin baka ära, hambad ristis, jõudsin järeldusele, et filmiinimene ma ka ikkagi ei ole, kuigi peres kõik teised on mingid teleprodutsendid. Aga jõudsin siis lõpuks oma tekstide ja musa juurde tagasi. Ainus asi, millest ma puudust tundsin, oligi see mingi grupitunnetus, et mulle tundus, et lavakas ja siis BFM-is seal filmikunstis neil on mingi hull, et sunnitakse seal koolis ööbima ka ja kogu aeg teevad koos mingisugust asja ja siis see tundus kõik nii äge, et neil on mingi oma värk ja siis mina siin üksinda üritan ja saadan vahepeal üle neti oma sõpradele neid demosid tagasi. Väga sarnane klaverimängija värgile on see tõesti ka see üksinda oleks, ma täpselt kujutasin ette ka korraks nagu sekundi murdosa käis ka läbi see näitlemise suuna mõtlemine kunagi. Aga ma sain aru, et ma olen nii klaverimängija, et sellest ei tule nagu midagi, ma ikkagi päriselt ei tee, aga lihtsalt mind ka hästi võlus see mõte, et sa oled seal koos ja nad on nii kiftid ja kuidagi loovõhkkond ja kõik on ilusad ka veel, kuidagi huvitavad, et nagu see tundus mulle maailm, millega ma tahaks olla seotud küll. Ja siis oled tõesti vahepeal seal üksinda, teisipidi on jõle lahel üksinda teha. Ma saan ka aru, et sinu looming on lahedalt vaba, eks ju, sa ei peagi nii väga tellimusega täpselt tegema, sa saadki täpselt seda teha, mis mulle kunagi üks näitleja ise ütles, et tegelikult sul ikka täiega veab, Johan, et mõtle, sul on mingi lugu, sa tahad seda mängida, ainus asi, mis sa pead tegema, on see, et õpi ära. Ma tahan näiteks mängida, ma ei tea, Hamletit, ma pean saama kõigepealt selle võimaluse, teised inimesed peavad juures olla, mul peab see kõik, et see on nii suur asjade kokku langemine, kui see päriselt peaks võimalik olema. Ja siis ma tõesti mõtlesin, et päris lahe on tegelikult ise siis kogu harmoonia siis ära teha ja täpselt see lugu ja siis päris kihvt on väärtustada nii. Ja tegelikult ju interpreedil on ka näitlejatelt nii mõndagi õppida. Absoluutselt, muidugi. Ma olen isegi õppinud natukene, ma olen ju seal raadios ja töötanud päris palju klassikaraadios, aga midagi ka teles ja siis ma olen vahepeal isegi teleintervjuudest, kui on mingisugused, ütleme ringvaate intervjuud, mingid sellised hästi kiired ja sa pead kogu aeg, nagu klikimeedia intervjuud natukene, et sa pead kogu aeg hoidma nagu kedagi lao otsas. Ja siis ma olen näiteks koolikontserte niimoodi andnud. Nagu ma olen hästi palju käin koolidesse nagu justku loen kontserte andmas, mis tegelikult on sellised hooksad siis või. Ja ma natuke samamoodi, nagu ma nüüd kavatsen teha seal Crashil ka, et sa niimoodi paiskad need kõige huvitavad asjad niimoodi kohe letti ja siis paned järjest sinna juurde. Et see on minul küll nagu sellised kontserte tehes tuleb see väga, väga meelde. Öeldakse ju ka, et lapsed on tegelikult kõige ausam publik, et kui nendel tähelepanu ära kaob, siis järelikult ei ole piisavalt põnev. See on nii ja ma ei tea, ma olen laste inimene täiega, aga mina ise püsinud ka paigal. Ma siiamaani, mul on raske istuda ühe koha peal, nii et seda tagasid, et nüüd, sellesse tuleb suhtuda siukse nagu distantsiga. Ma olen lasteaedades esinenud ka, keegi ütles, et see nüüd näitab ikka eriti hästi, et kas see Mozart, mis sul on huvitavalt mängitud, see ei ole kindlasti päris nii. Kui me nüüd peatume veel laste džässifestivalil Crash, siis oma lapsepõlvest ma mäletan, et kõik võimalikud niisugused muusikasündmused või muusikalaagrid olid hästi olulised sütitamaks seda indu muusikaga tegeleda, muusika juures olla. Millised teie kogemused sellega on olnud? No mina mingisugustes muusikalaagrites ei käinud. Mina käisin ornitoloogialaagris näiteks, kus kui ma mingi 4. aasta järjest seal käisin, siis sellest sai minu jaoks selline suvepuhkus, et ma ei pidanud mitte midagi tegema, sest et ornitoloogialaagri siis korraldaja vaatas, et mina ja mu sõbrad, kes iga aasta seal koos olime sattunud käima, et me juba teame kõike, et nemad ei pea kell 5 hommikul üles ärkama, et seda kakku vaatama minna sinna, et las nad ajavad oma asju, siis me lihtsalt mängisime kaarte ja chillisime seal kusagil võssis. Et see oli väga selline rahulik ja õppisin 4 aastat klaverit. Üks kõige rõõmsamaid päevi oli mul siis, kui mul jäi väike sõrm auto ukse vahele, nii et me ei pidanud 2 nädalat mängima. Et see oli ikkagi, ma tunnen, et
et mingi sunduse pealt ei saa, aga samas, kuna see süntesaator või see elektriklaver meil kodus oli, siis mulle meeldis nagu lihtsalt vabal ajal, kui ma ei pidanud mingisugust lugu ära õppima seal, siis kuna kätes oli juba mingisugune tunnetus sees, siis ma lihtsalt mängisin nende erinevate soundidega ja kirjutasin ise siis oma väljamõeldud punkbändile Mässuvõim lugusid, kus ma klimberdasin midagi sisse, siis kutsusin klassivenna endale külla ja siis ma olin teksti ka kirjutanud ja siis me kahekesi nagu hüüdsime sinna kuhugi Nokia telefoni need sisse ja siis klimberdasime selle sünteka peal. Et see kuidagi, jah, see oli see ilma sunduseta, aga siis kui tundi läksid, siis kohe oli mingi sooritusärevus ja siis ei tulnud välja need asjad. Seda kunagi räägiti ju Arvo Pärdi kohta, et ta käis muusikakoolis ja siis talle emale tundus, et Arvo Pärd kogu aeg mängib kodus klaverit, et nii tublisti õpib pojakene. Ja siis ühel päeval kohtus siis ema selle klaveriõpetajaga, kes ütles, et ma ei tea, mida teha, et Arvo lihtsalt üldse ei harjuta. Ja siis tundus emale, et kuidas see saab olla võimalik, et poeg nagu kogu aeg mängib kodus, aga ta lihtsalt ei mänginud üldse neid muusikakooli lugusid, ta lihtsalt mängis oma asju. Jep. Minu nende laagritega on jälle selles mõttes nukram kogemus, et minu õed mängisid keelpille ja neil olid oma Värska laagrid ja ma ei tea, mis Haapsalu laagrid ja nemad tegid see suuri jalgpalliturniire, orkestreid, grupiproove, ma ei tea, mingi päiksetõusu kontsert, see tundus, nad tulid tagasi selliste rõõmsate, energilistena. Klaverilaagrid on üldiselt sellised, et sa lähed sinna, siis sa lähed klassi, käid tunnis, lähed ära, siis käid veel, need tunnid on väga inspireerivad ja kihvtid kõik niimoodi ja siis tutvud esimest korda teise inimesega siis, kui sa tuled lavalt maha, teine läheb peale, ütled tere. See oli mul väiksena noorena kogemus. Ja siis, kui ma olen paar korda olnud klaverilaagrite juures, nagu sellisel organisatoorsel poolel, siis ma olen just proovinud teha seda sorti võimalikult palju seda suhtlemist, sest ikkagi väga paljudel noortel ongi vaja just nimelt seda natukene utsitamist, et sõbrad teeksid ka. Ja see ongi minu arust nende lahedate koolide siuke suur pluss, et sinna satuvad mingil määral samasugused inimesed ja nendega on nii tore ja nii lihtne, sa ei pea hakkama mingi seletama mingeid asju ja seal need erinevused on jälle lahedad, mis on, aga just, et saaks mingi sarnase suunaga inimesed niimoodi laagritesse kokku, see on erakordselt lahe. Mina teeks igasuguseid täiskasvanu muusikalaagreid ka. Ma olen kuulnud, näiteks Viinis on erakordselt suur ja pikk traditsioon sellisel amatöör pillimängul. Et ongi mingisuguse, sa hästi palju näed, ma ei tea, mingi tšellokastidega inimesi ja viiulikastidega, et nad on lihtsalt nagu sajandeid, nad ei ole keegi, ei pea olema sellised päris kutselised muusikud, aga neist meeldib koos mängida neid asju ja nad on nii heal tasemel, et nad lihtsalt võivad noodist ära mängida mingid asjad. Kõike sellist asja ma soosiks täiega. See on ikkagi kuidagi, midagi nii sõnul seletamatut, kui sa saad koos musitseerida kellegagi. See on mingi tunne, mida see ei olegi sõna päriselt selleks ja see inimene on natukene isegi kallim pärast sulle. Kaela sa ei tea täpselt, miks sa oled koos temaga laval, mingi olukorra läbi elanud, mingi muusikalise hetke, asja, ütleme miski, ja siis ta on kuidagi automaatselt natukene omasem sulle kui keegi teine. See on ikka imeline asi, see muusika. Ja see on ka ju nii tore, kui inimesed jäävad ikkagi ka täiskasvanuna selle pillimängu juurde, et ütleme, et kui valitakse ka mingi teine amet, siis ka saab täiskasvanuna näiteks orkestris koos mängida, tulenevalt sellest, et võib-olla päevatöö on hoopis kuskil kontoris. Absoluutselt. See on isegi tänapäeval sellisel masenduste aegadel sellised teraapiavormid on ikka väga teretulnud. Kõik koorid, asjad, kui mõnus on kõik korraga neid asju teha. Et see on, ja seal on minu arust ka see väga tore element juures, et see ei peagi olema nii jõhkralt kõrgel tasemel. Samamoodi nagu tervisesport, me ju teame kõik, et meist ei saa sportlased, aga ometi seda on nii hea tunne teha. See on mingi sarnane asi on seal nagu. Eik, mis sa arvad, mis sinu arvates sütitab ühes noores muusikaarmastuse? See on hea küsimus. Ükskõik mis ala, et miks pärast see sütitab. Eks satub kokku lihtsalt sellega kuidagi. Ma arvan, et see on ikkagi, see on see grupi värk lapsena küll ja noorena kõvasti. Et siis kui teised teevad, siis teed ise ka. Et kui teised pistavad peaahju, siis sa pistad ka ja pead lihtsalt õigesse seltskonda sattuma. Ma ei tea. Tekstidega mul oli lihtne, sest et alguses vaatasin ema pealt ja siis hiljem, kui läksin kooli, siis pikas päevas umbes, kui ma olin kirjutanud mingisugust fantaasiakirjandust käsitsi vihikusse niimoodi mingisugused võlumaailmad, mõtlesin seal välja Harry Potterist ja Lord of the Ringsist, sõrmustidandest inspireerituna, siis see pika päeva kasvataja umbes lasi mul noorematele ette lugeda seal, siis kohe oli mingi, et ma olen oluline selle pärast. Või et kirjandustunnis sain oma luuletusi ette lugeda, siis kui oli see üks kord aastas, kui pidi kirjandustunnis mingi luuletuse pähe õppima. Ja siis, et oma teksti seal esitada klassi ees ja siis õpetaja ütleb ka, et väga äge, et niimoodi teed. Et ma arvan, et see mingi tunnustuse vajadus on ikkagi inimestel tugevasti.
jah. Ja ma tunnen, et ma ise, kuigi ma olen suht siuke introvertne vabal ajal, siis see on see üks koht, kus ma saan ennast välja elada. Et lava peal mul ei ole mitte mingisuguseid piire. Ma olen enne ja pärast laval olekut tund aega umbes mingi üliinimese tunne, et ma võin ükskõik kellega suhelda, ma ei pea mitte midagi kartma ja inimesed tulid minu pärast siia seda kuulama ja ma saan päriselt näidata, mis ma väärt olen nii-öelda. Et see, jah, ma olen väga paljudel muusikutel ja esinevatel inimestel tajunud seda, et nad muidu tõmbavad nagu väga omaette kuhugi, aga kui saavad esineda, siis see mingisugune tervislik tähelepanu vajadus nagu hakkab neid vedama sealt ja see on äge. Just see tunnustus tundub mulle ka üks väga oluline märksõna, et ikkagi ei saa kogu aeg piitsa anda, vaid peab ikka praanikuga meelitama. See on üsna erinev vist, jah, isegi mingi teadusraamatud räägivad, et justkui nagu piitsaga tegelikult ei saagi üldse, aga see on vist kõik oleneb, minust kurjusega ei saa. Ja kurjuse rangus pole samad asjad. Vaata, venelased teevad seal, ma olen kuidagi väga pettun neis, nagu kõik on väga pettun neis, et neil on maailma kõige suurem riik, neil on 2 linna seal ainult, Moskva, Peterburi ja kedagi ei huvita. Ja siis neil on seal miljoneid lapsi. Ja kui seal enamus ära rikutakse, täitsa suva, tuleb jälle mass peale ja see kuidagi see on nagu nii hull on seda näha või tunnetada. Meil kunagi käis muusikakeskkoolis külas üks Moskva professor ja me väga ootasime talt, et mingit nippe ja et kuidas neid käsi paika panna, kuidas see lihastega, kuidas seda peenet, sest see õpetus on tegelikult olemas ju, kuidas see väiksel lapsele, muidugi peab olema soodumust, ilma selle, et ta tõesti ei saa eriti. Aga me lootsime, et sealt tuleb mingit tarkust. Siis ta oli mingid, mis käed paika, ise panevad. Siis ma sain ka aru, seal lihtsalt on niimoodi, et neid tuleb palju. Meie siin Eestimaal mõtleme iga viimase kui inimese peale niimoodi eraldi, kuidas temal, mis tal hea oleks, et see on niisugune põnev. Minu arust, kui ma mõtlen enda peale, siis minule range asi sobis väga hästi. Mind kuidagi, ma olen võib-olla ka sellise iseloomuga, et ma ikka ei võta väga südamesse asju. Mul on ilmselt siis mingi tagala kuskil, kas oma pere või oma mingisugused enda teguviisiga, et ma tõesti väga ei võta. Ja eriti, kui keegi kuskil peaks röökima. Ma arvan, et see aeg on tegelikult vaikselt läbi ka. Et see vana aja röökimine, seda minu arust tänapäeval juba ammu ei ole ja keegi ei viitsi seda kuulata ka. Et selles mõttes, aga pigem me ju kardame, et kas nüüd läheb liiga pehmeks, et kas kuidagi selline ringindus ja hobindus, et kas sealt saab kunagi edasi valida omale elukutset, et see on küll pikk teema, siin saaks päris palju nagu rääkida. Kõik need asjad peavad olema olemas, nii rangõpetus, tore õpetus, lihtsalt õpetus, aga ja ühest vastust ei olegi. Minu jaoks oli äge see, et hip-hopis oli aeg, kui ma sain naljaga pooleks teha asja. Praegu, kui Eestis mingid noored hakkavad tegema rap-mussi ja saadavad oma demosid, siis see demo juba kõlab nagu valmis miksitud ja masterdatud poplugu. Et mingisugune tugevad stigmad ja hirmud on inimestel tekkinud, et juba esimese looga peab olema see valmis, vahet ei ole, mis sorti levimuusikasse praegu on. Kuna meil on tehnoloogia nii kaugele arenenud, siis ongi selline tunne, et kohe peab olema raadio valmis. Mina omal ajal üldse ei mõelnud selle peale, ma isegi ei miksinud ega masterdanud, ma polnud kuulnud ka sellistest asjadest. Ma laadisin selle biidi sealt alla ja siis seda lahedamaks läks siis, kui keegi päris nagu originaalse biidi saatis mulle ja ma sain sinna salvestada. Ja siis, kui veel stuudiosse lasti mingisuguse suvalise mikriga kusagil, millel oli maandamata niimoodi, et selline elektrivilin tuli sisse sinna. Võtame sellest välja, vahet ei ole, ma saan oma sõnu sinna peale teha, et see mingi õhin, et sai lihtsalt pulli teha ja katsetada. Seda on raske praegu tekitada inimestele, et nad ei kardaks nagu oma esimesi katsetusi välja panna. Hästi palju ma olen kohanud ka tüüpe, kellel on juba aastaid singleid väljas ja nad tegelikult teevad jumala lahedat asja ja mõtlevad ägedasti, aga nad istuvad oma mingi 7 laulu otsas ja ei julge oma debüütplaati lihtsalt välja panna, sellepärast, et nad ei ole kindlad, kas äkki peaks ikkagi selle laulu välja jätma või teistmoodi tegema kuidagi. Aga kui sa nagu kusagilt otsast sellega ei alusta, et sa jõuaksid publikuni, siis sa ei leia ka ägedaid inimesi, kes sind toetaksid. Ja Eestis on neid ülilihtne leida. Kui sa natukenegi teed üle keskmise hästi, siis juba keegi märkab ja näeb sinust potentsiaali. Ja kuidagi hip-hop muusikas, kuna see on hästi noor musa stiil ja selline ala subkultuur siis. Et siis neid tüüpe, neid fanatte, kes Eestis hoiavad, on palju.
See Eesti väiksus on üks oluline märksõna, mis praegu teie mõlema jutust välja tuli, et ühest küljest klassikalises muusikas igal õpetajal on aega pühenduda igale õpilasele, et ei ole niimoodi, et on 50 õpilast klassis, kellega peab jõudma tegeleda ja samamoodi siis hip-hop muusikas, eks ole, et väga lihtne on alustada ja jõuda kohe suure publikuni. Seal on ka selliseid, nii-öelda miinuspooli, näiteks mul oli üks esimene selline suurem soolokontsertide tuuri kogemus kunagi, ma olin tudeng veel siis, ja siis ma harjutasin selleks ikkagi natuke üle aasta, niimoodi ma teadsin ette neid ja see oli selline pikk periood ja siis need kontserdid toimusid siis Tallinnas, Pärnus, Tartus ja oli kõik. Siis ma mäletan, pärast 3. kontserti mul alles tekkis tunne, et ma nüüd natuke hakkan mõikama, kuidas see võiks asi läbi. Et see on küll päris keeruline. Ja siis ei olegi, siis tulebki klassikalise muusikaga võib-olla, ma ei tea, kas on lihtsam raskem minna välismaal õppima või siis kohe tööd tegema, nii-öelda kontserte andma, aga vähemalt see lava saab natukene suureneda niimoodi. Et seal mingid siuksed võimalused on. Aga muidu Eesti väiksus on ikkagi väga armas. Ega me seda suuremaks vist ei saa küll ka. Ja sina oled ju tegelikult ka ära käinud. Jaa, mina kunagi, ma isegi ei tahtnud üldse minna, mul hästi naljakalt läks minu noorus, ma sattusin laulma. Mul oli kõrgem hääl kui teistel, ma sain ülevalt laulda kõiki need kantusfirmused ja selliseid vanamuusika meloodiaid ja sellisesse hästi kihvti gruppi nagu Heinavanker, kes nüüd eriti enam ei tegutse, kes on ka andnud kuskile Harmonia Mundi plaadifirma alla välja plaate ja need Euroopa karjäär oli neil ikkagi päris muljetavaldav. Ja mina sattusin sinna laulma ja meil tekkis tohutu kontsertelu, ma olen sõitnud läbi, ma ei tea, mis riigid, kõik Boliivias on ka, ja siis laulsin. Ise klaveritsi järsku näoga publiku poole, hullult arendav muidugi pianistile ja päriselt laulda. Ja siis ma reisisin päris palju ja kuna meil Eestis klaverit mängitakse päris hästi, minu õpetaja oli ka Ivari Ilja, kes on ikkagi megategelane, ülisoliidse karjääriga, ma ei tundnud üldse vajadust, et ma peaks üldse minemagi kuskile. Ja siis ta natukene ajas mu lõpuks ära, et kas sa ükskord lähed maailma vaatama ka või mitte. Ja siis ma mõtlesin, et kus ma siis lähen, et mul ei olnud, ei teadnud ma ühtegi õpetajat kuskil välismaa, kelle juurde õudselt oleks tahtnud minna rohkem kui Ivar Ilja juurde. Ja teine point, miks ma tahtsin näha, oli ikkagi see suurlinna kontsertelu. Et sul ongi iga päev mingi maailma nimi, Pariis näiteks mingisugune, seal on, ma ei tea, 50 Centist, Marta Arger, kõik, ükskõik mis stiil, nad on kogu aeg seal Ja siis mul on head sõbrad Milanos, siis ma sain sinna ühte katusekorterisse ja siis ma saingi kuidagi, adusin seda, et ma saan sinna minna pikemaks elama ka ja siis ma lihtsalt läksingi Milanosse õppima, siis mitte nii klaverit, vaid elu. Ja siis toimetasin seal, tegelikult kuni koroonani toimetasin päris palju. Siis mul oli seal iga aasta ikkagi mitu kontserti ja ma pidin saama, mul oli kõik kirja pandud kuupäevaliselt kohe seal Sala Verdisel esindussaalis, see oli mu suur unistus, aga koroona need minusugustel sellistel tolle aja vabakutselistel ikkagi, ma arvan, et need oli 1000 artiste, kelle lõppesid kõik välismaa asjad ära. Nüüd õnneks mul on hakanud mingid asju vaikselt tagasi tulema. Hästi palju käin Leedus ja varsti lähen Brüsselisse ja päris lahe niimoodi. Hollandis käisin just ja. Aga üldiselt siis korraks oli küll tunne, et selles elus vist see välismaa karjäär või see nüüd lõppes vist küll ära, et seal ei olnud küll kuskilt mingit tunnet, et pärast saaks tagasi neid kontakte. No aga see suurlinna muusikaelu on ikka tõesti fantastiline. Minu enda õde elab Londonis ja iga kord temal külas käies ma ikkagi vaatan kõik kontserdikavad läbi ja ahetan, et mida kõike on võimalik üle päeva praktiliselt kuulata. Absoluutselt, mis tasemel. Ma käisin just ka Londonis, sattusin vaatama muusikali. Ma ei ole väga palju käinud muusikale vaatama, süge asi The Book of Mormons, South Parki tegijatelt. See on lihtsalt nii naljakas seal visatakse kõikide üle nalja häbenematult ja see on väga naljakas, väga vabastav, väga tore. Siis ma vaatasin juba see esimese alguse stseen oli sellised, ma ei tea, kas need oli 8 või 10 noormeest. Igaüks väga kihvti huvitava näoga. Megavormis, täiesti atleetlikus vormis laulsid niimoodi, et lihtsalt mitte ühte musta nooti häälestusid seal 4-häälsed, särisevad akordid, eks ju. Hullult raske koreograafia ja mida näitamas mõtled, et siin ilmselt sellel laval hetkel tahakski olla veel, ma ei tea, 1000 inimest ja need on siis sõelale jäänud, et selles mõttes see suurlinnavärk on ikka väga-väga kihvt, aga muidugi ka hullult väsitav. See on ma arvan, et lõputult väsitav, kui sa päriselt seal kogu aeg, sa pead ju kogu aeg olema valmis kõigeks ja mingi pere või ei, sa pead nüüd on vaja olla ja kui ei saa, siis äkki teist kord enam ei kutsuta ja aga lahe ka muidugi. Ei, kuidas sinu suhe välismaa lavadega on? Ikka iga teine intekas küsitakse, et
et kas sa hakkad tegema siis inglise keeles ka kunagi, et kas välismaale ka? Ei, ma küll tunnen, et ma olen ikka koduvana, et ma käin suhteliselt vähe reisimas ka, viimased reisid olidki siin äkki aasta-paar tagasi. Kõigepealt käisin Islandil, see oli nagu selline täielik tühermaa, ülivõimas küll, aga mitte ühtegi looduslikult võimas siis, aga mitte ühtegi puud, siis ma tundsin ennast seal väga klaustrofoobiliselt, eestlasel on ikka metsa vaja ümberringi. Ja siis inimesed olid seal, nende pealinn on ju selline külakene ja siis oli selline tunne küll, et kõik on nagu väga hüge, kõik on väga chill ja väga skandinaavialik ja kallis, aga et sa pead nagu tõestama. Natukene mul on tunne, et see on sama asi, et kui välismaalt tuleb keegi Eestisse, et sa pead tõestama, et sa oled ka normvend, et nad võtaksid sind oma kogukonda. Ja siis ma kuidagi, kuna ma olin seal ainult nädal aega, siis ma ei jaksanud tegeleda sellega, siis ma ei hakanud nagu väga hullusti ennast suruma ka peale, et hullusti seal sõpru leida. Ja siis käisin Londonis, kus oli nagu see spektri teine ots, kus oli, kõigil on sinust täiesti suva, et mis sa teed seal. Tee ära, viska prügi maha, mine päisepäeva ajal kuhugi baari jooma, kogu aeg on mingid asjad lahti kusagil. Kõike saab, igale poole võib minna. Näed, siin on see tuntud koht, sinna filmisid seda, siin on see plaadipood, kus need vennad tegid kontserti ees kunagi. Et kõik on nagu hästi suur ja hästi palju ja kõik kogu aeg sagivad, kõigil on kuhu kiire. Siis see ka kuidagi hirmutas ära, aga samas inspireeris ja tekitas jällegi selle tunde, et kodus on ikka hea. Ja tore on teha muusikat väikesele siis rahvale, kes saab aru sellest salakeelest, mis sa seal kirjutad. Et ma ei tea, eesti keel muusikaliselt me kõige kõvemini vist olemegi klassikalises ja folkmuusikas läbi löönud, et Eesti pärimus on piisavalt veider ja spetsiifiline, et viimastel aastatel ju kõige kõvemini ongi Puulup ja Duo Ruut ja Mari Kalkun käivad kusagil tuuritamas. No ja siis on Night Tapes, aga seal on ka Night Tapesis on ka peamiselt ju tegelikult Londoni kohalikud muusikud ja siis Iiris Vesik. Aga võime ikkagi vastu rinde taguda öelda, et oma asi, meie Iiris. Absoluutselt. Meil on praegu see särk ka siin seljas isegi, et mulle väga meeldib. Ma just mõtlesin ka selle peale, et mulle väga meeldis kunagi mingisugune lause, et eestikeelset räppmuusikat tuleb väga palju praegu ja Soomes täpselt samamoodi ka. Yeah. Ja siis sellega toodi siuke võrdlus, et see võiks olla nagu Iidse Runo jätkamine niimoodi. Ja meie keelele on see mega kasulik. Siis me ei jäta oma keelt maha ka, me ei võta inglise keelt, sest mul on siuke teooria, et meie ei hülga oma keelt mitte kunagi, eks ju. Aga kui meil tekib mingi tunne, et mingid asju ei sobi eesti keeles teha ja kaks asja minu arust juba natuke kipuvad olema, guugeldama inglise keeles pigem ja laulama inglise keeles. Et meil on tunne, et kui ühel hetkel tuleb, näiteks mina Võru murrakut oskan, ma täitsa, mul samamoodi paralleeli võin tuua, ma ei saa pangalaenu minna küsima võro keeles, sellepärast, et see tundub nagu veits imelik. Ja kui sama asi juhtub eesti keelega, siis on me keelel läbi ka. Nii et mina tervitan kodumaist keelemuusikat täiega. Kusjuures on väga huvitav, et kui 90-ndatel Eestis hakati räppmuusikat tegema, siis alguses tehti seda just peamiselt inglise keeles. Et tunti vajadust nii-öelda kuidagi lääne poole vaadata ja siis ühel hetkel saadi aru, et tegelikult eesti keel on ikka väga ilus ka räppmuusika tegemiseks. See on ja seal Islandil käimine tõi mulle ka, tuletas meelde seda, kuidas nemad on oma keelega läbi löönud maailmas. Et Björk. Et neil on kihvti aktsendiga ta räägib inglise keelt. Just või Sigur Ross on ju. Et mingisugused grupid ja artistid, kes on lahedad just sellepärast, et nad oma keeles räägivad ja see mitte midagi sellest aru ei saa. Et eestlastena võib-olla ikka tahame liiga hullusti sulanduda kuidagi sinna suurde melting potti. Ja. Meil on keelekompleks natuke küll. Curly Strings tegi just suuri tuuri ka paar aastat tagasi kõik eesti keeles ja neil on käidud pinda aastaid, et nähke ka ingliskeelset laule. Siis on lihtsam ja nad ei tee. Aga käiakse pinda ainult kodumaal, aga välismaal tegelikult ma arvan, inimestel on väga põnev, et endal on ju ka lahe mingisugust itaaliakeelset laulu kuulata. Et see ongi teistmoodi võimas. Ja see regilaul ja räpp on tõesti, et kõik päris paljud need praeguse aja minu generatsiooni räpparid on ju, kui nad laulavad oma poplugudes seal, siis on natukene, nad on ka käinud kooris ja Mesipuu poole tuleb siit kõvasti läbi, et siuke kahe noodi peal laulmine see täiega on siuke. Me teeme ikkagi Eesti hip-hopi, Eesti regilaulu juurtega. Ja Soome hip-hopis ma olen väga tugevasti kuulnud seda, kuidas neil on rohkem seda anglitsismi isegi. Neil on uusi piisi, et kogu aeg mingisugused saad isegi aru natukene nendest salmidest lihtsalt sellepärast, et seal on nii palju ingliskeelset sõnu sees. Ja
oma emakeelest rääkides, siis sattusin üle aastate vaatama Eurovisiooni finaali sel nädalavahetusel ja mõtlesin sellele, et kui võrrelda näiteks 10 aasta taguse ajaga, siis väga palju rohkem lauldakse oma emakeeles. Et kuidagi on muutunud see tendents, et enne oli kogu aeg vaja kõigil inglise keeles laulda, aga nüüd pigem pöördutakse tagasi oma keele juurde. Kokkuvõtteks ma küsiks teie mõlema käest veel seda, et miks või kas üldse peaks üks noor muusikaga tegelema? No ega vist selles mõttes ei pea, et seda niimoodi, iga inimene on ka natukene erinev ja selles mõttes ma arvan, et lühike vastus oleks, et ei pea. Kindlasti see ka paha ei tee, see on selline asi, mis tõesti nagu kurja maailmale rohkem kindlasti juurde ei tee. Aga muusikaga tegelemine, ma arvan, et just pigem toob ikkagi rõõmu, headust ja mingit sellist tarkust. Mulle väga näiteks meeldib see mõte, miks panna laps õppima muidugi klaverit, mina klaverimängina saan kohe seda, et kõik peab ikka klaverit. Aga seal on mingi süke teooria, et näiteks ei ole aju arendavamat asja kui lapse siis klaverimäng, sest see on pillidest, ma arvan, et kõige lihtsam alguses. Igaüks saab hääle sealt kätte. Poest on ikka väga palju raskem, algus või viiul, aga klaver saab vajutad idee poolest ikkagi nuppu. Istud, sul on 10 sõrme, pedaalid ja see hästi palju sunnib sind koordinatsiooni arendama. Ja siis teine, mis mul isegi veel rohkem meeldib, et see on nagu tahtemuskli kasvatamine on muusikaga tegelemine. Sa pead midagi harjutama ja midagi tugevamaks tegema, mida sa nagu ei näe ka. Et see tahtemuskli kasvatamine ja see annab inimesele väidetavalt ja siis loodetavasti väga palju juurde. Mul tuli meelde, kuidas mu bändi kitarrist Mattias Tirmaste kunagi ka äkki mingi 5-6 klass läks vanemate juurde, ütles, et ma ei viitsi seda kitarri enam õppida, et ärge sundige. Ei sunnigi, et kui sa ei taha, siis ära mine, et ei ole vaja, aga ise tead, kui kahetsed kunagi. Siis hakkas mõtlema, siis pagan äkki kahetsengi ja siis õppis edasi ja nüüd mängib kõikides koosseisudes, mis üldse olemas on. Et jah, tuleb inimesele anda vabad käed. Kui ei taha, siis ei taha, aga kui tunned natukenegi, et meeldib, siis miks mitte kas või oma lõbuks teha, et see on sama äge nagu videomängude mängimine. Aitäh, Heik, aitäh, Johan. Johanit saab näha juba 1. juunil Jazzifestivali Crash laval ja Heik, sinu muusikat ka sel suvel Lahenduste ministeeriumi etendustes. Aitäh! Aitäh!